PPP esimese osa esimene teema, millele üliõpilased 2 praktikapäeva raames keskenduvad, on tunni ülesehitus ning tulenev teooria on seotud alusmooduli ainega õppimist toetav õpetamine. Lisaks tunni ülesehituse teemale käsitletakse vastavas alusmooduli aines ka üldiseid õppimise teooriaid, räägitakse tunni kavandamisest, räägime distsipliinist, õpimotivatsioonist, hindamisest, riiklikust õppekavast ja paljust muust. Praktikategevuste eesmärk on aidata üliõpilastel märgata ja eristada tunni erinevaid etappe ning seostada neid läbi praktikakogemuse varasemalt õpitud teadmistega. Teoreetiline fookus antud teemas on Gagne õppeühik, mis on tegelikult üks väga universaalne õpetamise mudel. Pärit küll juba eelmise sajandi keskpaigast, aga siiski väga tänuväärt ja endiselt ajakohane, sest aitab teadlikult mõtestada, mida me peaksime õpetajatena tegema, et õpilastes vajalikke õppimisprotsesse esile tuua. Gagne õppeühiku mudel koosneb 9 etapist, mis antud slaidil on ka välja toodud. Need vajalikud tegevusetapid tulevad sageli esile, kui teema õppimist ja õpetamist vaatleme liikumisena, esmasest kokkupuutest õpitavaga kuni selle kinnistumiseni välja. Ühe teema õppimine ja õpetamine sellises tähenduses võib hõlmata ka õppetööd mitme tavalise ainetunni ulatuses, mis kokku moodustavad ühe õppeühiku. Ehk siis tõhusa õppimise saavutamiseks võivad need etapid ka ainetunnis korduda või jaguneda mitme ainetunni vahel ühe teema käsitlemisel. Avan neid etappe ka lühidalt. Kõik algab sellest, et õpilastel peaks olema tähelepanu millelegi õpitaval, sest kui mõelda ka mälu toimimise peale, siis info ei saa liikuda lühiajalisse mällu ega ka pikaajalisse mällu, kui meil ei ole tähelepanu ja fookust õpitaval. Kui meil on õppijate tähelepanu olemas, siis me saame õpilasi õppetunni eesmärkidest teavitada ja õpilasi seeläbi motiveerida, miks mingisugune teema on vajalik, kasulik ning mis on selle teema praktiline väärtus õppija jaoks. Õppetunni eesmärkidest saab õpetaja ise õpilasi teavitada, aga veelgi parem on, kui seda saab ühiselt koos õpilastega teha. Kui eesmärgid on edastatud, õpilast on motiveeritud, siis järgmise etapina näeb see mudel ette varem õpitu meelde tuletamist. Ehk siis erinevatel meetoditel meenutada, mida näiteks eelmisel tunnil õpiti, või arutleda, milline on õpilase varasem kogemus antud teemal. Ehk siis tuua kõik see ilmsiks, mida õpilased juba teavad, mäletavad ja on õppinud, et saaks selle peale uut infot talletama hakata. Eriti hea, kui see varem õpitu meelde tuletamine tuleb vastustena üle klassi või rühma, siis saab ka õpetaja juba eos väärarusaamu vajadusel korrigeerima hakata. Kui varem õpitu on meelde tuletatud, siis saab hakata uut materjali õppima ja oluline on, et õppija on ise aktiivses rollis õppimisprotsessis. Seejärel saab hakata õppijaid suunama, ehk siis hetk õpetajale mõtlemiseks, kas õppijad liiguvad selles suunas, kuhu ma tahaksin, et nad liiguksid, ehk siis eesmärgi poole. Õppimist saab suunata erinevaid meetodeid kasutades, näiteks küsimusi esitades teema kohta, või siis lihtsalt vaadeldes ja õppijaid õppimise protsessis tagasisidestades ja seeläbi suunates. Järgmise etapina peaks õpitut kontrollima. Ehk siis on see koht, kus õpetajana ma vaatan, kas õppijad on jõudnud sinna, kuhu ma tahan, et nad oleksid jõudnud. Ja kui see on kontrollitud, on oluline ka anda tagasisidet. Kas on jõutud eesmärgini ja vajadusel anda suuniseid, mida peab veel tegema, et eesmärgini jõuda. Kui õpetaja on tagasiside andnud, on võimalik anda õppimisele hinnang. Ühelt poolt on see formaalne hindamine, vastavalt sellele, kuidas on asutuses sätestatud vorm, aga teisalt ka selline mitteformaalne hinnangu andmine oma tööle õpetajana. Kas ma tegin asju õigesti või ma peaksin millelegi veel järgmine kord tähelepanu pöörama. Viimase etapina on õpitu kinnistamine ja üldistamine. See eeldab ka ajalist distantsi, et õpitut kinnistada. Ehk siis on vaja lasta õpitud teemal mingi periood nii-öelda laagerduda ja siis hiljem uuesti kinnistada, et tekiksid tugevamad mälujäljed.
Tunni ülesehitusega seotud vaatluspäeval lähevad üliõpilased tundi või tegevust rühma vaatlema vaatlusprotokolliga. See koosneb 2 osast. Esimeseks on taustaprotokoll, kus üliõpilane kogub taustainfot seoses klassi või rühmaga. Näiteks siis, milline on õppijate arv, kuidas klassiruum paigutub, millised eesmärgid õpetaja sõnastab. Eesmärkide sõnastamist ei pruugi õppijad kohe kirja saada. Siis olemegi palunud, et õpetajalt peale tegevust või tundi üle küsida. Vaatluspäeval kindlasti nad püstitavad ka ise isiklikud eesmärgid, ehk siis üliõpilased mõtlevad läbi, mis on nende jaoks antud teemas kõige olulisem või vajalikum õppimise koht vaatlusel. Vaatlusprotokolli teine osa on visualiseeritud ka siin slaidil ning selles etapis üliõpilased läbi vaatluse peavad kaardistama siis Kanye õppeühiku erinevaid etappe, mida nad märkavad tunnis või tegevuses. Näiteks, kui palju sissejuhatus kestis, kui pikk oli põhiosa, kui pikk oli kokkuvõte ja mis olid nii õpetaja tegevused kui ka õpilaste tegevused vastavates etappides. Lisaks saab üliõpilane sinna juurde kirjutada ka iseenda märkmeid, küsimusi, mõttekohti ja mis tekitas talle rohkem huvi. Nii nagu ikka lõpeb vaatluspäev mentoraruteluga, kus üliõpilane saab ise küsida täpsustusi oma vaatluslehe ja protokolli koostamiseks, jagada oma tähelepanekuid ning uurida ka mentori seisukohti ja arvamusi. Harjutuspäeva jaoks peavad üliõpilased koostöös oma mentoriga leidma fookusteema ja konkreetset tegevust või tegevuse osa vastavalt oma valmisolekule läbi viima. Üliõpilased on väga erineva tausta ja valmisolekuga ning kuna PPP on nende esimene praktikaaine, siis oleme ka harjutuspäeva osas olnud üsna paindlikud. Siin slaidil on toodud mõned mõtted, mida üliõpilased võiksid teha ja mida koos planeerida. Näiteks ühe võimaliku variandina võiks üliõpilane võtta fookuseks tähelepanu haaramise ning viib seonduva tegevuse siis tunni või tegevuse alguses läbi. Näiteks vaikuse minutid või mõni muu meetod. Üliõpilane võib näiteks harjutada eesmärkide püstitamist, sealhulgas õppijate motiveerimist ja teema elulise väärtuse väljatoomist. Üliõpilastele alusmooduli aines me ka väga palju rõhutame eesmärkide sõnastamist, et need oleksid väljundipõhised ja mõõdetavad. Ühe variandina võib üliõpilane katsetada ka näiteks liikumistegevusi tunnis või õppetegevuses. Näiteks integreerib tundi liikumispausid või planeerib õppetegevuse nii, et see koosneb lisaks õppimise momendile ka aktiivsest liikumisest. Üliõpilane võib näiteks ka katsetada tagasiside andmist õppijatele koostöös mentoriga. Ehk siis üliõpilane võib harjutuspäeval olla abiõpetajate rollis, viia läbi mõne väikse osa tunnist ning kui üliõpilase valmisolek on enamaks, siis võib ta planeerida ja läbi viia ka suurema osa tunnist või selle etapist. Oluline on, et üliõpilane siiski tuleks veidi ka oma mugavustsoonist välja ja et neil õppimiskogemus saaks seeläbi ka toimuda. Peale vaatlus- ja harjutuspäeva toimuvad kokkuvõtvad seminarid ülikoolis, seda nii alusmooduli aines kui ka praktikaaines refleksiooniseminarid. Alusmooduli aine seminaris üliõpilased jagavad kogemusi oma vaatlustest. Ehk siis millised on olnud erinevad viisid ja meetodid näiteks eesmärkide sõnastamisel, mis tunni osad esinesid ja kuidas neid ära tunti, milliseid võtteid kasutati, kuidas liikumistegevused olid integreeritud ja nii edasi. Ehk siis läbi seminaride üliõpilased täiendavad ka enda õpetaja tööriistakasti metoodikate osas. PPP aines esitavad üliõpilased enda jaoks olulise fookusega kokkuvõtva kirjaliku refleksiooni, tuginedes siis praktikakogemusele, oma eelnevale kogemusele ja alusmooduli aines õpitud teooriale. Ning seminari põhifookuseks ongi refleksioonioskuse arendamine. Sellega on tunni ülesehituse teema käsitlemine PPP aines sooritatud.